Tere veel kord kõigile, mina olen Evelin Mäestu liikumislaborist ja juhin siis tänast veebipunkti, milleks on koolihoov ja õuevahetund. Selleks oleme siia kutsunud 3 kooli oma suurepäraseid kogemusi jagama. Nende kogemustest koolihooviga ja õuevahetundide rakendamisel. Ja nendeks koolideks on Tallinnast Gustav Adolfi gümnaasium, Tartust Tartu Erakool ja Pühajärve põhikool, kes siis erinevate nurkade alt jagavad enda kogemusi. Aga ennem kui ma annan esimesele koolile sõna, juhatab natukene teemat sisse Keter-Marie, kes on doktorant ja kellega koos me oleme läbi viinud koolihoovi uuringut, mis on selline poole peal äkki praegu. Ja tema natuke valgustab, et mida meie oleme näinud koolihoovis, kui me oleme käinud vaatlemas, et mis lastele meeldib, mida nad kasutavad, samamoodi kui nad on küsitlusele vastanud, et mis lastele seal on, mida nad on toonud välja, et neile jääb silma, neile meeldib ja millest nad tunnevad nagu puudust. See võib-olla annab sellise hea sisendi, et kui planeerida õuevahetundi või koolihoovi, et just selline lastevaade. Ja palun, ma annaks siis Ketterile sõna. Nii, ma siis räägin sellest koolihoovi uuringust, mis me oleme siiamaani näinud. Vaatluste puhul, mis meile kõige rohkem silma on jäänud, alati on hästi kasutuses kiigud, just vanemate ja nooremate laste poolt, et vanemate lastel on see võib-olla selline pigem selline sotsiaalne koos olemise koht, aga ka väiksemad teevad seal igasuguseid, nemad pigem, ma arvan, kiiguvad kiigumise eesmärgiga, mitte seal lihtsalt olemisel. Meeldivad ka väga need batuudid, mis on siin maa sees, et seal on alati järjekorrad ja väga populaarsed on ka Slackline. Ei tea, et kas see on populaarne sellepärast, et paljud koolid selle õppeaasta alguses said, et see on uus ja põnev või siis see ongi selline omamoodi väljakutse, et sellest ei ole nagu lapsed veel ära tüdinud. Ma olen siin välja toonud ka põllugal olemine ja puuotsus ronimine, et tegelikult me oleme näinud, et kui on koolihoovide juures sellist looduslikku keskkond, et mingi metsatukk või nagu täiesti ühe koolihoovi kõrval oligi selline suur põlluplats, siis lapsed armastavadki käia seal looduslikus keskkonnas ka ja seda nii-öelda kasutada, sest seal on hästi palju erinevaid selliseid võimalusi, mis nad saavad teha ja see ei muutu üksluiseks nagu võib-olla selline natukene tehiskeskkond. Kui vaadata neid spordiväljakute kasutamist, et siis sellist väga võistlusimulist üleväljaku korvpalli või jalgpalli mängimist ei toimu, et pigem on selline ühe korvi all lihtsalt loobitakse palli või siis ka see ühe jalgpalli väraval, et jah, sellist terve suure väljaku kasutust otseselt ei ole näinud. Ühte kooli sattusime ka talvisel perioodil, et siis, kui oli lund, siis oli ka väga palju ikkagi lumememmede ehitamist, lumesõda, lumes mängimist, et kõike, mida teha sai. Mängujuhtidega koos mängimist on väga palju näha olnud. Ja kui ikkagi on seda tõukerataste või ratastega sõitmise ala, et siis lastele ikkagi meeldib ka nendega seal vahetunnis sõita. Aga mida siis lastele ise, mis nad ütlevad, mis neile meeldib teha, et tegelikult nad on välja toonud suht need samad asjad, mis me oleme ise tegelikult näinud. Et samamoodi see slackline, batuud, kiikumine, et kõik need, mis me oleme ise näinud vaatluse käigul, on nad ise ka välja toonud. Ja ma siin viimaseks olen pannud selle sõpradega koos olemine, et sotsiaalne faktor, et seda kui nad küsimustikus saavad vastata, et mis siis on nende see lemmiktegevus seal vahetunnis, et siis hästi paljud ikkagi kirjutavad, et mitte lihtsalt kiikumine või kullimäng, vaid et sõpradega kulli mängimine ja sõpradega seal see lauatennise mängimine, et see teistega nagu koos olemine, et see on nagu väga oluline faktor nende jaoks. Mis nad siis sooviksid, et koolihoovis võiks veel olla. Ja hästi paljudes koolides tuleb ikkagi välja see, et nad tahavad, et need vahendid, korvpallid, jalgpallid, reketid, kõik, et oleksid kättesaadavad. Et mõnes koolis, kus me oleme käinud, on lapsed siis öelnud, et üldse ei ole vahendeid kättesaadavad, et peab ise kaasa võtma.
või siis on ses suhtes kättesaadavad, aga et õpetaja peab neid andma või õpetaja peab ukse kuskilt lahti tegema, et neid kätte saaks, et lapsed tahaksid, et need oleksid rohkem vabalt kättesaadavad. Teisena ma olen siin pandud mängujuhid, et selle kohta on paar õpilast on meile vastanud, et tahaks, et õpetajad annaks ideid, et mida seal õuevahetunnis teha või mis mänge mängida, et siin võib-olla õpetajatel on liiga palju tegemist, et õpetajad ei jõua, aga siin ongi võib-olla tore koht, kus siis saaks mängujuhte välja koolitada, et siis seal õuevahetunnis siis nendel lastele ideid anda, et mida teha. Ja nagu ikka, et see takistusrada, seiklusrada, et see on alati selline, mida tahetakse just tõukerataste jaoks sellist väikest mingit rampi või mingit, et ei pea olema suur skatepark, et kui nad juba kuskil midagi natuke teha saavad, et siis see juba neile sobib ja ka on seda välja toodud, nagu enne ütlesin, et see looduskeskkond ikkagi meeldib, et on siin, et rohkem suuri puid ja põõsaid, et lapsed ikkagi tahavad ka seda, et ei pea kõik olema selline tehiskeskkond, et selline kummine põrand või kiviasfalt, et väga palju porituppa ei tooks, et võiks ikka natuke seda muru ja sellist kohti ka olla. Siis on ka öeldud hästi palju, et kohti, kus lihtsalt olla, et see, ma arvan, rohkem selline vanemate laste võib-olla soov, et oleks selliseid pinke või laudu või võrkkiiged või sellised kohad, kus nad saavad siis lihtsalt omavahel aega veeta, et ei tahagi väga võib-olla midagi otseselt teha. Ja siin 2 viimast punkti, mis ma olen välja toonud, et küll ei ole kooli hoovi kohta, aga alati tuleb seda, et vahetund võiks ikkagi, see õuevahetund võiks ikkagi olla pikem. Ja siis on ka välja toodud, et võiks olla ka eelkell, mis heliseks siis umbes 5 minutit enne vahetunni lõppu, et siis keegi ei jää tundi hiljaks. Ja ma toon lõpuks ka välja siis õpetajate hoiakud õuevahetunni suhtes, et meil on ka neile lühike küsimustik, milles õpetajad vastavad, et enamasti on õpetajad ikkagi positiivselt meelestatud. Enamused õpetajad on siis täiesti nõus või pigem nõus, et lapsed suudavad pärast parem keskenduda, neil õpivõimekus paraneb, rahulolu kooliga suureneb, et ükski vist õpetaja ei ole välja toonud, et see kuidagi negatiivselt mõjutaks nende õpetamismeetodit, et on toodud välja, et võib-olla tõesti hilinevad natukene, aga siin juba eelmine slaidil oli see väike, et kui on väike vihje, et kui on niisugune väike eelkell, et siis võib-olla saab õigel ajal nad sinna tuppa. Ja mõtlen, mis siin veel natuke negatiivsemat on välja toodud, on lihtsalt see, et lastel pole õigeid riideid, ilmale vastavaid riideid, aga seda on ka koolides tagasisides öeldud, et kui ikka üks päev seda mütsi ja kindaid ei ole, siis järgmine päev ikkagi on, et küll nad õpivad. Ja tunniga lihtne edasi minna, selle kohta on ka osad öelnud, et ikkagi esimesed 5 minutit võib-olla natuke on neid raskem maha rahustada, aga samas on ka öeldud, et see 5 minutit, mis on tunni algust võib-olla läheb nende keskenduma panemiseks, see ei kaalu nagu üles seda positiivset mõju, mis kõik lapsed sealt õuevahetunnist saavad. Et pigem on enamjaolt ikkagi see hoiak nii-öelda positiivne ja kõik arvavad ikkagi, et võiks toimuda aastaringselt. Nii, aga minul otseselt rohkem ei ole, kui keegi midagi võib-olla küsida tahab, võin vastata. Aga muud ei ole. Jah, et sellest lähtuvalt, mis me oleme näinud, et tundub, et ikkagi lastele väga meeldib ja ka õpetajad on see, kus toimib see õuevahetund ikkagi üsna nagu hästi meelestatud selles suhtes. Aga edasi annaks ma siis sõnajärje üle Gustav Adolfi gümnaasiumi ettekandjatele, kelleks on Henrik Salum, on koolijuht ja teda siis ka toetavad Taile Holm, kes on liikuma kutsuva meeskonna juht ja inimeseõpetuse õpetaja ning Maria Toom, kes on samuti liikuma kutsuva kooli meeskonna liige ja klassiõpetaja. Tere kõigile, väga hea meel on siin täna Gustav Adolfi gümnaasiumi poolt rääkida, osaleda ja esineda. Mina olen siis Henrik, mina olen koolijuht. Tere, mina olen Maria, mina ei ole koolijuht, ma olen algklassiõpetaja. Ja mina olen Taili Holm ja olen inimeseõpetuse õpetaja. Nii, nüüd on vast pilt näha. Ja meie räägime siis täna oma kogemusest õuevahetundidest ja mina teen sellise lühikese sissejuhatuse, et natukene anda seda konteksti või tausta, et mis kool see Gustav Adolfi gümnaasium on.
Ühelt poolt, mida peab meeles pidama, on see, et me oleme Eesti vanim järjepidevalt tegutsev kool ja meie kool loodi aastal 1631 ja sellest ajast saati pole olnud ühtegi päeva, kus kool oleks olnud õppetööks suletud. Ehk siis ühelt poolt te kujutate ette, kui palju meil on nende sajandite jooksul kujunenud traditsioone, kui palju on seda ajalugu meie majas. Aga seal juures on see et me ei ole mitte kunagi ja ka praegu kindlasti mitte ei soovi muutuda muuseumkooliks, kus kõik on niimoodi kenasti klaasi taha seatud ja kõike tuleb ainult kaugelt jälgida. Ehk siis teiselt poolt see meie soov elada alati pigem tulevikus kui olevikus või minevikus. Nii et seda kõike võtab kokku võib-olla sõna kontrast, et ma alati ütlen ka kooli tulnud külalistele, et Gustav Adolfi gümnaasium on sõna kõige paremas mõttes kontrastide kool. Ja ühelt poolt siis kontrast selle vana ja uue sidumise vahel. Ja teiselt poolt need kontrastid kanduvad edasi ka meie õppehoonetesse. Meil on 2 õppehoonete kompleksi. Meil on meie peamaja, mis asub Tallinna vanalinnas, on rajatud 13. sajandil loodud Püha Miikaeli nunnaklostri ruumidesse, nii et te kujutate ette, millised meie peamaja ruumid on. Ja mitte väga kaugel, umbes 900 meetri kaugusel on siis meie 1. ja 2. kooliastme õppehoone ehk Otsepumaja, mis vastupidiselt hoone on küll kunagi 50-ndatel ehitatud, aga juba spetsiaalselt koolimajaks ja aastal 2017 täielikult renoveeritud. Ehk siis väga vana hoone versus väga uus moodne läbipaistev hoone. Et jällegi selline tore kontrast. Ja ei tohi unustada ka seda, et me oleme väga suur kool, me oleme Tallinna kõige suurem eestikeelne kool. Meie õpilaste arv sellel õppeaastal on 1529 ja see jaguneb enam-vähem võrdselt siis mõlema õppehoone kompleksi vahel ära. Ja ma tõin siia alla välja selle meie kooli missiooni ka, mis võtab need kontrastid mõnes mõttes kenasti kokku, ehk meie ülesanne või meie missioon on luua vaimset silda sajandite pärand ja unistuste tuleviku vahel. Ehk me hindame nii oma ajalugu, kui väärtustame ka siis seda kaasaegsust. Aga lähme natukene lähemale nüüd õuevahetundidele. Lihtsalt natukene pildimaterjali, et millised need meie nii-öelda võimalused on. Meie peamaja hoovid, te näete siin pilte. Vasakul üleval on siis meie nii-öelda paraadfoto, droonifoto, kus vasakpoolne hoone on meie peamaja ja üle tee asub roheline hoone on meie võimlamaja. Seal all on 3 pilti, mis ei ole nii ilusad pildid, aga need on väga sümboolse väärtusega, sest nii mõneski mõttes sealt paigast meie õuevahetunnid alguse said. Hetkel seoses erinevate ehitustöödega kõrvalkinnistutel tema seisukord ei ole kõige parem ilusam ja ta ei ole ka meil aktiivses kasutuses, et see on kindlasti meie järgmiste aastate üks eesmärke. Ja paremal pool te näete meie imelist võimlamaja hoovi. Ülemine pilt on siis kenal kevadisel ajal, kui ta on ilus roheline. All olevad 3 pilti on tehtud mõni päev tagasi, kui oli veel lund. Ja kõige alumisel parempoolsel pildil on näha kõige uuem uuendus, mis meil seal võimlamaja hoovis on, ehk välijõusaal. Ma loodan, et seda on näha, ma ei ole kõige osavam fotograaf. Ja vastukaaluks siis Kotsepumaja hoov, kus on oluliselt kaasaegsemad tingimused, suur korvpalliplats, põhimõtteliselt ümber terve maja, suur hooviala, kus õpilased saavad õuevahetunni ajal liikuda, joosta, korvpalli mängida ja nii edasi. Nende piltide kohta ütlen seda, et ükskõik kui hästi pilte teha, siis tegelik elu on alati veel ilusam, kui pildi peal paistab. Aga annan siinkohal sõna üle. No nii, ma sain aru, et siin tuli kommentaar minu hommikul aknast tehtud piltide pihta, aga mis seal ikka. Mina olen tänane muinasjutuvestja ja siis ma räägin meie õuevahetundide tekkimise loo, mis tegelikult algselt on lugu sellest, kuidas kõik ebaõnnestus. Et võtame järgmise slaidi. Nii. Ei, nüüd läksid juba liiga palju. Nii, väga hea. Et lugu sai alguse, sellest edasi üks Henrik, et lugu sai alguse siis tegelikult 15 aastat tagasi, kui meie tollane siis õppetoolijuhataja Tiivi Pikhoff uuris palju õuevahetundide kohta ja tema nägemus oli see, et õuevahetunnid, see tuleb luua, neid tuleb teha. Ja kuna siis oli meil eelmine direktor ka värskelt tulnud tööle, oli hakkamist täis,
siis kohe tekkis selline tunne, et miks mitte. Loodigi esimene 45-minutiline õuevahetund. Konkreetset süsteemi ei olnud, erilisi tingimusi ka ei olnud, et kui te nüüd korraks mõtlete tagasi nende Hendriku piltide peale, mida ta alguses näitas, et näitas just neid peamaja võimalusi, seal oli näha, et ühe pildi peal oli, ühest kohast oli 3 pilti ühest parkimisplatsist, kus oli üks selline väike mikrobussike. Vot see oligi see esialgne võimalus, sest et meie algklasside maja asus just seal. Ja õpetajate suhtumine oli siis, mis te arvate? Ei, kindel, ei iial, et mul pole aega, kes see saadab lapsi kõige magusamal ajal õue, kas te olete hulluks läinud? Tiivi võeti ikka igatepidi ette ja see kukkus esimesel korral läbi. Miks kõik siis ebaõnnestus oli sellepärast, et puudus korralik organiseeritus, õpetajad ei uskunud sellesse, õpetajad ei olnud selliseks koostööks üldsegi mitte valmis, puudusid sobivad tingimused, näiteks oligi variant minna sinna samma parklasse või siis sealt edasi jalutada parki. No kes see läheb lastega päisepäeva keset päeva parki? No mitte keegi ju ei lähe, eks ole. Nii, jutumärkides. Nii, aga mida Tiivi märkas? Õppejuht Tiivi, tema käis pargis lastega ja ta ütles, et jah, see 45 minutit mineku ja tulekuga kõik oli kurnav, aga tema selgelt nägi, et lastele mõjus see positiivselt, aga endiselt vanemad kolleegid teda sel hetkel ei tahtnud uskuda. Ja nüüd ma räägin teile teise loo sellest, kuidas siis tekkisid õuevahetunnid meil teise versioonina, ehk siis kuidas kõik õnnestus. Ja kõik õnnestus siis nii, et see lugu algas 7 aastat tagasi seal samas vanas algklasside majas. Me elutsesime mõnusasti seal. Minul oli sellel aastal veel 2 klassi, mul oli 1. ja 4. klass. Me teadsime, et uus maja on tulemas ja uus maja, uued võimalused, ilus unistus, aga alles aasta pärast. Siiski oli kindel plaan, et uues majas hakkavad toimuma õuevahetunnid täiesti kindlalt. Ja õpetajatele ja Tiivile taas andis tõuke veel Soome koolide külastus, kus ta nägi, et õuevahetunnid on täiesti toimivad ja on õpetajaid võimalik ära rääkida. Ja nii me siis alustasime. Meil oli kõige pikem vahetund, 15-minutiline vahetund, kus siis nii-öelda sõid suuremad lapsed ja me hakkasime oma sealt algklasside majast siis sinna samma esimesele parkimisplatsile minema. Jah, tõsi oli see, et need lapsed, kes asusid esimesel korrusel, nemad jõudsid sinna õue. Need, kes asusid sel hetkel 4. korrusel ja näiteks 4. klass, no nad jõudsid ka õue, aga just selleks ajaks, kui helises kelluket oli aeg tundi tagasi minna. Aga treppidest käimine ju tegelikult väga positiivne siiski. Õpetajad olid olemas. No jah, selles mõttes, et oli natukene keeruline, eks neid tingimusi ei olnud, aga õpetajad olid olemas ja algus sai tehtud. Nüüd on õuevahetunnid meil sellised, et ma arvan, et need pildid ei vaja lisarääkimist, et meil on nüüd Kotsepuumaja kenasti olemas ja Kotsepuumajja me kolisime 6 aastat tagasi. Võib edasi panna. Ja kuidas kõik siis lõpuks õnnestus? See õnnestus meeskonnatöö tulemusel, et enam selles mõttes ei antud otseselt valikuvõimalust, et kas meil tulevad õuevahetunnid või mitte, et kui on nii otsustatud, siis tulevad ja see on teaduslikult ju tõestatud, et need on väga kasulikud ja head. Ja ilmselgelt põhjendusi pole vaja tuuagi. Kindel õuevahetundide plaan, selle tunniplaani lingi peal ei pea klikkima, aga kui me saame pärast slaide jagada, siis te saate ise vaadata ja mul järgmise slaidi peal on ka see tunniplaan olemas. Ja meil süsteem on selline, et iga õpetaja aasta alguses Tiivi koostab siis tunniplaani ning iga õpetaja siis tegelikult on määratud 2–3 korda nädalas siis õues valves olema ja see õuevahetund on umbes 30 minutit pikk. Õpetajad on õues 2–3 kaupa, sest korraga on lapsi üsna palju õues. Meil on kindel süsteem, meil on kinnine aed ja me oleme õues iga ilmaga. Ja nüüdseks on meil see asi nii käpas, et me keegi enam ei ütle mitte midagi. Ja kuidas see siis välja näeb? Et nagu te näete, et 1. kuni 3. klassidel, no enamasti algab tegelikult päev kell 8:55. Ja on näha, et kus on nii-öelda 4. tund, seal on siis söömine kaldkriips õues. Ehk siis oletame, ma toon enda klassi pealt näite, minul on praegu 2. klass, siis mina lõpetan tunni kell 10:35, siit nad lähevad ära õue. Ja kell 11:05 heliseb kelluke ja tegelikult nad juba teavad, et see on nende märguanne, et tuleb minna tuppa.
ja sööma otse. Eelmisel aastal ma olin tegelikult selles vahetuses, kes läks kõigepealt sööma ja siis õue ja siis oli samamoodi, et kõigepealt ma läksin 10:35 sööma ja siis seal helises kõigepealt läksin sööma ja kui lapsed said söönuks, läksid nad otse õue ja siis umbes 11:30 helises kelluke ja nad teadsid, et aeg on tulla tuppa tagasi ja siis oli neil veel 10 minutit aega vahetundi pidada ja oma asju järgmiseks tunniks siis valmis seada. 4.–6. klassidel on see aeg siis tunni võrra hiljem. Ja selline see meie tunniplaan on. Jah, 7.–8. natuke teine teema, peamaja. Miks need õuevahetunnid siis koolile vajalikud on? Meie näeme, et ennekõike juba sellepärast, et söögivahetunni paremaks organiseerimiseks. Kui on ikkagi suur kool, kus on ligi 1600 õpilast, siis ja näiteks kui on algklassid ja kõik samas majas, et ikkagi toimetada niimoodi, et ükski klass ei pea kohe pärast esimest tundi sööma minema. Et varem meil teises majas oli tõesti natukene selliseid hetki ka, kus lapsed pidid umbes pärast esimest või teist tundi juba sööma minema, et see on natuke liiga vara. Õppetöö paremaks organiseerimiseks, et see aitab siis natukene ka õppetööd kindlasti organiseerida ja just tunniplaani mõttes, kuhu klassi, keda parajasti paigutada. Siis lapsed on puhanud ning see mõju on näha. Lapsed vajavad liikumist ja kindlasti on see hea aeg sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja õpetajatel on see ka hea oma aeg. No ma panin siia küll kohvitassi, aga tegelikult õpetajad kasutavad seda aega hästi oskuslikult, et mõnikord saab arenguvestlusi selle ajal pidada, mõnikord just saab tunde ette valmistada, printida, et minul näiteks on nädala jooksul 2 õuevahetundi, aga teistel päevadel mul ei ole õuevahetundi ja siis ma saangi vaadata, kuidas ma oma tööd parajasti planeerin. Ja mida me oleme õppinud? Me oleme õppinud siis ennekõike seda, et kui tegemist on linnakooliga, siis kui on võimalik, siis kinnine aed oleks hea. Et algselt, kui me Kotsepumaa ja hoovi planeerisime, siis oli idee, et teha, et koolimaja oleks kogukonnale justkui avatud, aga samuti Tiivil oli kindel nägemus, et see hoov peab olema kinnine just seetõttu, et muidu hakkavad ka koolitundide ja õuevahetundide ajal siia ka näiteks teised lapsed tulema mängima ja siis tegelikult see haldamine oleks küllaltki keeruline. Ja siis suure kooli puhul, kui on hästi läbi mõeldud, siis kindlasti toimib, aga meie oleme aru saanud, et võib-olla sellised kõrgustesse minevad lisaatraktsioonid tasub enne hoolega mõelda või siis konkreetne reeglistik läbi mõelda. Et meil on selliseid isegi madalaid atraktsioone, kus on lapsed ennast ikkagi kukkunud natukene ka katki. Õnneks midagi väga hullu pole olnud, aga selles mõttes, et tasub ikkagi jälgida ja läbi mõelda, et mis seal hoovi peal siis ikkagi olemas võiks olla. Et pole vaja kindlasti üle reguleerida, et meil on ka nüüdsest mängujuhid olemas ja me hakkame vaikselt mängujuhtidega kindlasti ka õuevahetundides toimetama, aga samas lastele peab jääma kindlasti see aeg, kus nad saavad ise oma mänge seal tekitada, ise tegevust otsida. Meie mõtleme praegu just pigem rohkem ka selles suunas, et kuidas tekitada juurde vahendeid, mida kasutada. Et Hendrik näitas pilti, kus oli korvpalliplats ja tegelikult seal oli olemas ka meil seal tagapoole pildi peal selline nagu päike, ronimise päike ja siis erinevad rööpaspuud, et neid vahendeid meil on ja siis nüüd praegu, kuna meil toimus jõululaat, siis jõululaadaga me kogusimegi sellel aastal toetust siis, et me saaksime osta oma õuevahetundide pidamiseks vahendeid juurde. Ja 28. meil ongi siis selline mänguasjade kasti jagamine, kus loodetavasti saame ka natukene oma esimesi mängujuhte rakendada. Ja ka negatiivsemad kolleegid lepivad. Ning vanematele loomulikult tuleb rääkida ilmastikukindlatest riietest, sellepärast et mõnikord ikkagi unustatakse ära, et me käime õues iga ilmaga ja tihtipeale need 5.–6. klassid juba tahavad väga ise otsustada, mis nad selga panevad, aga nad teavad, et õuevahetund on iga ilmaga ja siis neil oleks ikkagi vaja ka seda teada. Nii. Ja annan sõna Teilile. Muinasjutt sai läbi. No ei saanud läbi veel päris. Minu poolt. Jaa. Et mina olen siis nii-öelda suurte majas või seal suur kloostri majas, mis on igi vana
ja proovime siis tööle saada ja me oleme ise väga entusiastlikud. Meil on esimene väga äge koolitus, mängujuhtide koolitus, kus osales uskumatult palju noori, keda me kõik nüüd siis tahame rakendada oma tegemistesse. Aga võib-olla pisut siis nendest plaanidest, sest need natukene erinevad maja kaupa, sest et Kotsepuu majas nagu oli näha, et see on selline lastepärane ja avatud ja juba vilgas tegevus käib juba mitmendat aastat selles majas sellest ajast alates, kui ta avati põhimõtteliselt. Siis Suurkloostri majas on ikkagi 7. klassist kuni 12. klassi õpilased ja nendega see mängimine on teistmoodi kui väikeste majas. Pluss siis seal on sealt piirid ikkagi see väga antiikne hoone, mida me ei saa niimoodi ümber ehitada nii, nagu võib-olla tahaksime. Mängujuhtide tegevus jah, siis, et oleme selle alguses ja meil on palju plaane ja lapsed on ise väga motiveeritud. Proovime kasutada väikeste majas ja suurte majas siis mõlemas. Siis Kotsepuu majas on ka seal seda seiklusrada saab edasi arendada. Nüüd seal liiga palju võib-olla ruumi ei ole, et väga suuri atraktsioone teha, aga midagi kindlasti. Mida meil ei ole Kotsepuu majas, meil ei ole oma võimlamaja, nii et kehalised tunnid toimuvad seal parkides ja hoovis ja meil on ka suur aatrium ja üleval on loovala, aga tegelikult ikkagi võimla oleks väga vajalik ja unistama peab suurelt, nii et loodame, et see ühel hetkel ka täitub. Ja siis peamajas, Suurkloostri majas proovime ka samamoodi siis neid mängujuhte kaasata. Tõenäoliselt see saab olema sellisena, et jätkavad need lapsed, kes tulevad siis Kotsepuu majast ehk siis kes lõpetavad 6. klassi ja tulevad peamajja 7. klassi, siis nendel on juba need õuevahetunni mõtted. Juba praegu on kuulda tegelikult, et nad tahaksid seda õuevahetundi, mida hetkel meil praegu ei ole veel peamajas. Siis nüüd kohe kevadel me avame jõulinnaku, jõulinnak on juba monteeritud ja pilt oli olemas ka seal esimeste fotode juures, aga me tahame sellest teha sellise piduliku suurema sündmuse, see on siis Võimlamaja hoovis on meil selline tore vanade õunapuudega selline kena roheline ala, kus on siis nüüd välijõulinnak. Ja meil on 2 renoveerimata sellist õueala, peamaja ees, kus on tegelikult küll parkla. Päris täpselt ise ka ei tea, et kuidas me siis seda seal tahame ja kuidas me seda näeme nii, et oleks autodel võimalust olla, aga ka lastel oleks liikumistegevust. Ja siis samamoodi see nukker keeltemaja hoov, mis praegu piltidel oli nukker, aga tegelikult kus kõik alguse sai, nii et loodame, et sellest saab ka ühel hetkel siis selline aktiivselt kasutatav liikumisväljak. Ja samamoodi õuevahetunnid propageerida siis ja see nõuab muutust tunniplaanis ja sellist söömiste ja sellist koordineerimist, et see saab päris suur plaan olevat. Aga pigem on alati ju huvitav, kui on midagi teha, kui kõik oleks tehtud, siis poleks nagu mingeid plaane võimalik pidada. Nii et selline on meie lugu, et jälgige meid, hea meelega kutsume külla vaatama ja kuulama ja kogemusi jagama. Meil on oma Instagrami konto Liikuma kutsuv Kaag ja siin on paar klippi ka linkidega saate, siis üks on Kotsepuu hoonest on selline nagu turundusmaterjal, selline väikene reklaamfilm ja peamaja koduleht on siis siin. Et aitäh ja ma ei tea, kas keegi tahab lisada veel midagi, Henrik või Maria, või kas keegi tahab küsida? Mina ütlen lihtsalt aitäh kõigile kuulamast ja aitäh esinejatele ka. Ja aitäh, see oli väga innustav ettekanne, et kui ikka esimene kord ei õnnestu, siis ei tasu jätta jonni ja tuleb uuesti proovida. Tegelikult meil on vestlusesse tulnud üks küsimus, ma selle küsiksin, et õuevahetunni ja söömise ajal haigestunud ära olevate õpetajate asendamine, kuidas see süsteem toimub? Ja kas õuevahetunnis olemine on tasustatud töö? Teisele küsimusele võin mina vastata, ei ole tasustatud töö. Ta on tegelikult õpetajal, ütleme, kui õpetaja ei ole
korrapidaja on ta, nagu Maria ütles, selline hea aeg, kus teha oma tööasju. Kui õpetaja on korrapidaja, siis on tal hea tegelikult ka ise see pool tunnikest värskes õhus olla ja õpilastega suhelda, et ta ei ole tasustatud. Vastan esimesele. Just selle mõttega ongi meil määratud 3 õpetajate õue vahetundi, et kui keegi peaks haigestuma, siis 2 tükki saavad kindlasti hakkama ja on olukord olnud, kus ma olen pidanud ka üksi olema, aga kuna meil on tegelikult, me oleme ajaga ikkagi väga palju neid õue vahetunni reegleid siin kokku leppinud. Meil on reeglid, kui on lumimaas, et kuidas tohib lumesõda pidada ja neid tuleb järk-järgult, et tegelikult see õue vahetunni pidamine on meeskonnatöö. Kui mingisugune probleem tekib seal, siis see ei ole ainult minu, et me ikkagi see tõstatatakse listis, see arutatakse meil õppetoolis läbi, et ma ütlen, et meil on see asi kuidagi, no meil on kontrolli all. Et isegi mina olen mõnikord pidanud üksi olema, sest et mõnikord on haiguste periood nii suur. Aga kui vajadusel, näiteks kui mul jääb mõni paariline õpetaja haigeks, siis ta tihtipeale küsib, et kas sul on vaja, kas sa saad üksi hakkama või kas te saate kahekesi hakkama või tahate, ma otsin kedagi enda asemele. Ja minul näiteks on kogemus ka selline, et kui ma ükskord jäingi haigeks, ma ei saanud minna, ma pidin lapsega kodus olema, siis ma kirjutasingi näiteks listi, et kas keegi saaks minna õue vahetundi, sest et kõik õpetajad ei ole õue vahetunni vastased ja mõni õpetaja on selline, kes just tahabki minna, jah, ma tahangi, ma vajangi seda aega, et seal õues käia ja tiirutada. Jaa. Väga tore, et tore on kuulda, et see tõesti nagu toimib ja see ei tekita mingisuguseid küsimusi, et see õue minek ja õues olek ja nii laste kui ka ja õpetajate puhul. Siit siis läheksime edasi Lõunatera kooli kogemusega ja Tartu Erakooli sellise kogemusega, et neil on koolimaja, mis on kohe planeeritud liikuma kutsuvaks kooliks, ja on plaanis nüüd uue koolimaja ehitused, millised on nende kogemused. Ja Rein Uusmaa on koolijuht, kes siis teeb ettekande. Tere pärastlõunat kõigile. Minu esitlus peaks olema nüüd vist juba ees, jah? Jah, on. Et minul on vähe juttu, rohkem pilte. Mul on umbes 11 slaidi, iga slaidi peal on üks pilt ja võib-olla üks märksõna ka. Kõigepealt tervitan kõiki tuttavaid, kes siin akendes on ja kes mind teavad nii Jõgevalt, Pärnust kui Pühajärvelt ja võib-olla veel mõnestki kohast. Rõõm näha ja kuulda või vähemalt nimesidki märgata. Aga mina keskendudes põhiliselt ikkagi sellele, et meil on 6-klassiline kool. See tähendab, et ikkagi ainult 1. ja 2. kooliaste. Et meil seda 3. kooliastet siin majas ei ole, et seal on kindlasti pisut teistsugused lähenemised ja erisused ka õue planeerimised. Aga alustan siis sellest, et kõigepealt põhiasjad, et meie jaoks on tähtis see, et õppimine ja liikumine pakub rõõmu. Ja sellest me oma tegevustes praktiliselt kõiges ka lähtume. Ja järgmine slaid räägib seda, et kui midagi planeerid, siis on hea, kui me saaksime sinna kaasata eksperte. Ma lähen umbes 5 aastat tagasi, vähem kui 5, 4, 3. Meie maja on 3 aasta vanune, aga Lõunatera kool. Tartu Erakool on 15, aga Lõunatera saab 5. Ja siis maja saime umbes 3 aastat, mitte umbes, vaid täpselt 3 aastat tagasi. Ja eksperdid on siis õpilased. Siin piltide peal on 3. klassi lapsed, kes ta sai siis, ütleme niimoodi, et kaasatud mitte küll igapäevasesse töösse, aga neil oli see võimalus. See pilt on rohkem nagu sümboolne, et tegelikult ikkagi see vajaduste kaardistamine või koolimaja ja õue rajamise ütleme sellised sisendid tulevad ikkagi lastelt endilt või siis vähemalt täiskasvanud, kes oskavad märgata, mida lapsed soovivad. Et võib-olla sellepärast siis on see kõnekas slaid siin, et tegelikult olid meil lapsed ka sinna väikest viisi kaasatud. Vähemalt nad oskasid küsida teatud küsimusi, kas see asi tuleb ja kas see asi ka on ja siis täiskasvanud inimesed saavad siis vastavalt sellele siis teha siis muudatusi projektis või siis kui mitte muudatusi teha, siis vähemalt öelda, kas tuleb või ei tule mingeid asju. No nii, see on ka nüüd kooli hoovi valmimise
hetk või aeg mul pildistatud siin, mul on pilte väga erinevatest ajastust, et mis on nagu selline põhiküsimus alati koolide puhul ongi see, et kui palju üldse territooriumit on koolil kasutada, et enne mind kõnelenud Kaagil oli hästi minu arust kogu see ala ära kasutada, mis kasutada andis. Meil on tegelikult sama lugu, et meil on küll koolil oma mingi teatud territoorium, aga me oleme küll tasapisi naaberkrunte ka kasutanud. Et kui siin päris esimene kõneleja rääkis põllust, siis see põld on siin täitsa olemas, päris suur põld on, mida me siis hoolega kasutame, nii kaua kui seda täis ei ehitata. Aga koostööst ma räägin järgmistel slaididel. Aga mida ma tahan selle juures öelda, et kindlasti see on koht, mida mina küll hästi palju ehitajatega, see on ka läbi arutatud ja mõeldud, et kooli hoovi rajamisel on kindlasti ette antud tingimused, kui palju peab olema roheala ja nii edasi, nii edasi. Et see on ette kirjutatud, aga samas annab kindlasti nagu seda muuta nagu selles mõttes, et mida me soovime, kas me soovime nagu mingit platsi, mis oleks kõva kattega, kuhu saab ka rattaga sõita või rattaradasid peale märkida. Et meil oli see küsimus, seal on see võimalus kaasa rääkida. Kui seda pilti siin vaadata, siis tagapool on asfaltkatte eespool, siis sai pandud kividest, kivisillutis, et see oli ka nagu selline jällegi valiku küsimus, et kas paneme üleni asfalti või paneme kivisillutise. Kivisillutise sisse sai siis erinevatest kividest laduda ka siis mingisuguseid juba valmisolekuid väljakutele. Ja muidugi eks tuleb vaadata seda ka, et mis meie kooli puhul on eripäraks on see, et meil on kõikidel klassidel on terrassid, puidust terrassid, et lapsed saavad tegelikult ütleme nende samade jalanõudega, mille on koolimajas sees, kuigi väga paljud lapsed on koolimajas sokkides, aga ega see sokk ei ole ka siiamaani seganud terrassi peale minekut või siis isegi ka kevadistel praeguste ilusate ilmadega, kui ei ole enam see kiviplats tolmune või ütleme, tolmune ta ikkagi on, aga ütleme väga must ei ole, siis nad lähevad sinna ka. Et need on need asjad, millest saab nagu alati kaasa rääkida. Nii, ja siin natuke veel sellest platsist, et mis on nagu hästi oluline ja uue kooli, mida nüüd Raadile hakkame planeerima, siis ka on see, et jube hea on, kui kooli lähedusest on võimalik võtta vett. On siis kraan paigaldatud kuskil maja külge või siis ja väike, ütleme, mõnikümmend meetrit voolikut saab alati muretseda, et siin on nagu näide sellest, kuidas talvel on kasutatud see sama esine plats ära, et meie ei ole nagu seda meelt koolis, et meil peab olema nüüd mingi väga kindlalt, et see on paraadväljak ja seal nagu väga nagu pead kogu aeg viisakalt olema. Tegelikult ei ole, et siin on nagu sama plats on kasutatud jääväljaks, see pilt on küll õhtulilja tehtud ja nüüd on see kevadine pilt, see on muidugi tänane pilt, nii et natuke on lund sulamata. Ja mis veel on, mida ma ei ole teinud, on see, et me ei ole koolihoovist lund ära koristanud või lükanud. Nii palju on, et ukse juurde väike rada. Et see lumi ongi see, mis inspiratsiooni ja huvi tekitab. Nii et seda ei maksa küll kuhugi ära viia ega koristada. Aga lumest ka natukene hiljem räägin. Nii, mis on veel oluline koolide puhul ja üldse õuevahetuse puhul, on ikkagi turvalisus ja see loovus, mida ei tohiks ära võtta erinevate ütleme asjadega siis või mingite sellistega, et meil nagu väga palju ei ole, meil on kõik, mis siin Lõuna-Tera hoovi peal on ehitatud, on nii-öelda ei ole kuskilt nagu valmis atraktsioonina ostetud, vaid on koha peal tehtud, kaasa arvatud see ülemisel pildil olev rippsild. Et turvalisuse mõttes selles mõttes panin selle pildi, et siin on näha, et on võrguga kaetud, et lastel on siin väga mõnus olla. Siin ühe pildi peal üks noormees on siin seljaga. See tegelikult sümboliseerib või näitab seda, et meil on töötaja, kes meil õues lastega vahetunni ajal on, et ikkagi see on ka hästi oluline, et koolijuht ei pea ju väga palju investeerima, et oleks õues õpetajal mugav olla, et oleks vastav riietus. See on lihtsalt üks pilt, et selline talvejope on võimalik õpetajal selga panna, kui ta läheb õuetundi tegema või ta läheb ka vahetunnis kaasa. Meil on vahetunnis siis koolihoidja on vahetunnis, ei ole õpetaja, on eraldi niisugune administraator, kellel on siis, ma ise ütlen, et tal on 5 tundi nädalas ja need on õuetunnid iga päev. Et tema siis ka ja siis on sellised päris sellised ehituspoest ostetud kombinesoonid täiskasvanutele, mida ka saavad siis õpetajad kasutada. Neid on ka 2
et kui on väga vaja. Ja loovuse poole pealt ma ütlen seda, et mõnikord ei olegi üldse mitte midagi vaja, ühte põõsast, 2-3 põõsast, mõnda oksa, auku, väike hunnik lund, nagu te näete selle pildi peal on 4 poissi leidnud selle hunniku juures tegevust. Nii et tegelikult seda ma nagu nimetan selleks, et on mingid asjad, mis on hästi oluline uue kooli puhul ka. Mul oli küll uuest koolist projektist üks pilt on siin lõpupoole, aga seal on ka, et ikkagi sellised mäed ja künkad ja lohud ja need on nagu hästi-hästi olulised. Et see inspireerib ja paneb lapsi ise tegutsema. Aga koostööst siis nii palju, et siin oli ka keegi kaagist, et te ütlesite ka, et hästi oluline, et lapse vanem oleks teadlik ja paneks lapse valmis kooliks. Ma olen ka hästi seda meelt, et lapse koolivalmidus ei alga sellest, et laps on kooliküps 1. klassiks ja 9. võtab välja, vaid iga päev peab laps olema kooliks valmis. Seda me rõhutame ja tegelikult juba perevestluste ajal vanemad panevadki lastele need vastavad riided kaasa, sest et laps kasvabki sellistest tingimustest, kus ta saab aeg-ajalt poriseks, märjaks, lumiseks ja nii edasi. Niisugused asjad on tavapärased, kui me mõtleme kas või iseenda lapsepõlve peale. Koostöö piirkonnaga tähendab tegelikult minu jaoks või ütleme Lõunatera jaoks ka seda, et mida saab ka, ma usun, et ka väga paljud koolid kasutavad, on see, et talvel koguneb ikka lund, siis meil, vabandust, lähen korra tagasi, et siin on sellel pildil on näha ühte küngas siin, see on lumest tegelikult kokku veetud. Kuna siia taha põllu peale veetakse lund, siis jälle tuleb minna ja passida ja öelda, et lükake üks hunnik natuke suuremaks. Et sellist tegevust me siin ikka iga aasta teeme, et vaatame, et seda lund ja lastele see väga meeldib. Siin tuleb jälgida seda, et kui parklatest lumi on, siis ta natukene muidugi võib olla selline must ja rämpsuna, aga alati annab seda kohalikku lund, mis siin ümber on, peale nii-öelda lükata. Ja siin on muide näha ka jälle, eelmine aasta oli meil jääväli siin. Siin on ta küll natuke lumega kaetud, aga põhimõtteliselt kogu see ala siin on veega kaetud ja see külmutas ära eelmine aasta oli väga hea. Ei olegi alati uiske vaja, lastel leiavad jälle tegevust. Nii, võtame kohe järgmise slaidi. Koostöö jällegi kohalikega. Hästi populaarsed on praegu kogukonnaaiad. Ma arvan, et praegu igas piirkonnas selle peale mõeldakse, eriti linnalistes piirkondadeks. Ja siis meie saime ka nii-öelda näpu vahele. Et kui meil Lõunakeskus siin kõrval hakkas kogukonna aeda rajama, oma töötajatele, kes elavad paneelmajades, aeda ei ole, siis see on nagu selle põhimõttega siis. Ja kuna see on meil kohe siin kõrval, siis olime kohe käpad nii-öelda partnerid. Nii et tegelikult see on nüüd 10 aastat alles. Ja muide see plats, kuhu see aed on rajatud, ei ole ka jällegi, see on jällegi nii-öelda ühe eraomaniku oma, jällegi koostöö sellega läbi rääkimine, kõik jutud sinna juurde kuulub. Siin on nüüd niimoodi, et koostöö nüüd selles kogukonna aiaga, meie osa on seal selles, et meie paneme seemne mulda, vaatame, kuidas taimed kasvavad ja kui hästi läheb. Üldiselt me saaki ei saa, sest me tuleme sellisele kooli, kui saak on juba ära nopitud, aga ikkagi põnev jälgida ja vaadata ja kes keelab suvel seal käia. Nii, selliseid võimalusi oleme siis toonud siia kooli juurde. Teine asi, mis on kindlasti lastele oluline, üldse jällegi palju ei ole vaja investeerida, on igasugused rippumised ja ronimised ja natuke turvalisusest rääkida, siis tegelikult laste jaoks turvalisus tähendab seda, et tõesti ongi videovalved, eks ole, olemas meie platsidel ja see on ka hoiatuseks nendele, kes tahavad seda kasutada, et nad teavad, et sellised video jälgib ikkagi, et ei tekiks tahtmist midagi nagu väga ära õhkuda. Et kasutada ära selliseid võimalusi. Nii, natukene siis veel kord siin üks ilmekas pilt võib-olla sellest, et laps peab olema kooliks valmis, igatepidi valmis. Et seda pilti muide kevadeti ja sügisest on päris palju. See on küll mõni aasta tagune pilt, aga täna või üleeile vist nägin enam-vähem samasugust pilti. Et mis nüüd uue kooli loomisel või üldse kooli puhul on hästi oluline, on kuivamise ruum. Et seda me tegelikult siia algselt ei planeerinud, aga see ka kerge, et üks natukene väiksem ruumikene või garderoob sai ostetud need torudega konksud või need nagid sinna ja panime ka, kui on väga märg, siis meie administraator paneb sinna puhuri ka. Puhur suhteliselt ruttu kuivatab ja see ruum on keeratud sellistel niisketel aegadel, temperatuuri saab ruumides eraldi reguleerida, on keeratud natuke kuumema peale ja seal on väga hea ventilatsioon.
ühesõnaga sihuke jällegi leiutatud ruum. Noh, mis on oluline laste jaoks jällegi selline peidukad ja baasid, kasutan siin laste sõnavara, et baasid, mis iganes need tähendavad, see tähendab seda, et on poistegrupid ja igal oma piirkond või siis nad aeg-ajalt vahetavad neid ja noh, see on hästi oluline nende jaoks ja noh, peitu tuleb kuhugi pugeda, seda võimalust peab looma, vähemalt olema kuskil läheduses. Ja ei saa üle ka ümber puhkamisest, et siin on kasutatud ka väga lihtsaid vahendeid, tegelikult euroaluste peale on pandud sellised pehmed. Need on tegelikult õuest kasutatavad sellised istumisalused, kuigi meil neid aasta läbi ei kasuta, need on lihtsalt see on ka üks varasem pilt, aga need euroalused ja sellist istumiskohti on ka alati. No nii, ma väga pikalt ei räägi, nagu ma lubasin, viimane pilt, mis meie uuest koolimast, mis ei ole üldse praegu veel ehituseks läinud, aga üsna pea läheb. See pilt on natuke paha selles mõttes, et ta on selline tehislik väga, aga mis on jälle oluline selle pildi juures, ma tahan öelda, et on jälle see ala, mis on nagu laste kasutusele läheb. Et siin on jälle sellist rohelust, need puud ja põõsad siin väga hästi praegu ilmetult välja ei tule, spordiplats, jälle selline õuevahendite ruum ja siin kõrval on looduslik jälle küngas, mida siis me saame ära kasutada ja see on ka nagu kruntiga seotud ja see on päris kõrge võrreldes meie praeguste väikeste küngastega, mille üle läheb rippsild. Nii et mul selle uue koolimaja juures väga palju kaasa rääkida ei ole. Mis siin on sama, terrassid, lapsed saavad iga kell õues käia. Spordijoone tuleb muide siia eraldi, mille üle on väga hea meel. Meil siin lõunas on spordijoone väga väike ja muidugi ratta sõitmise võimalused nendel radadel, siin väikestel radadel on kindlasti see, mis on hästi kasulik ja vajalik lastele liikumise mõttes nii tõuksidega kui ka tavaliste ratastega. No võt, nii palju siis sellest. Rohkem mul ei olnudki plaanis rääkida. Üks asi, mida ma veel tahtsin öelda, et kuivatusruum tuleb kindlasti uues majas läbi mõelda paremini kui siin. Ikka vaatad, mida võiks teisiti teha. Ja õue veevõttu koht peaks olema veidike suurema läbimõõduga kraan. Praegu on selline peenikene, siis see, kes vett laseb, läheb maru kaua aega. Pisiasjad. Aitäh! Aitäh! Pisiasjad ongi tähtsad asjad. Absoluutselt. Ja. Ma ise küsin, et kas see uus koolimaja, mis tuleb, et see on samamoodi avatud juurdepääsuga kõigile vabal ajal? Jaa. Sellel uuel osal seal on mitu osa, seal on muide, see on kompleksne lähenemine, seal on kõrval on muide ka vanadekodu. Ja seal on lasteaed, siis on kool, lasteajale muidugi aed ümber, see on kohustuslik ja muide ka vanadekodul on aed ümber. Tõenäoliselt on ka kohustuslik, aga meie krundil ei ole, et nii on. Et need spordiväljakud saavad olla sellised teistel kasutatavad. Täpselt nii. Väga tore, väga tore ettekanne ja siia on tulnud kommentaar Kaagist, et ka neil on õpetajatel soojad riided õue minekuks kätte saadavad. Et see on ka kindlasti selline väga oluline asi, mis aitab õpetajatel võib-olla paremini õue minna. Nii. Siin on tulnud küsimus, et kas on plaanis vanadekodu siis või hooldekodu, ma ei tea, mis on, ja lastega mingi koostöö, ma ei tea nüüd nii täpsustada. Ma võin kommenteerida, ma olen lihtsalt näinud imelist dokki Hollandis, kus kasutataksegi ära, siis see on niisugune kahepoolne, seal vist oli kas lasteaia viimane või nendel on nad vist lähevad varem kooli või ühesõnaga niisugused väiksemad, nii et vanakesed siis hoidsid ja noored jälle hoidsid vanakestel kuidagi nagu eluvaimu üleval. Noh, mitte kogu aeg ja püsivalt, aga see oli hästi armas mõte iseenesest. Meil üldiselt jah, ma ise kujutan ette, et ma ei oska nagu nii kaugele plaani pidada, aga ideedest meil puudu ei tule. Ma kahtlustan. Merike Kull liikumislaborist. Ma küsin, Reinet, kui pikk teil on see õue vahetunni pikkus, kui pikk see on? Võib-olla ma ei pannud tähele, aga sa ütlesid äkki. Meil see varieerub, seal on erinev pikkuse 40 minutist 50 on praegu. Siis ikka on, siis saab ikka mängida midagi juba. Jaa. No meil on niimoodi, et sellele lisandub see ka, et meil on 2 korda söömisaega
koolis, kuna meil on pikk koolipäev, siis selle selle esimese söögikorra aega on ka neil 15 minutit tegelikult võimalik väljas käia, nii et kokku tuleb ikkagi seda rohkem kui see 35–40. Ja kuidas nende laste need riided olid nii armsad muidugi, need olid nii toredad riided, mis sa näitasid, need porised, aga kuidas lastevanemate poolt on olnud siis nüüd üldiselt nende õuevahetundide osas, kas on pigem selline toetav või pigem on, et las olla parem sees ja tulevad puhaste riietega koju? No üldiselt jah, kuna meil on ikkagi see erakool, siis meil selles mõttes me lepime kõik kokku teatud asjad selleks, et laps ja kooli saab tulla nii öelda ja siis see üldiselt on siiamaani pidanud need kokkulepped, et me lapsed käivad õues ja ei, sellega ei ole midagi, eks ta nädal aega see on siin, eks ta on selle riidega, kui ta on selline, nagu ta seal pildi peal oli, siis sellele saab ju puhtaks lüüa kuki vastu, tolm maha ja järgmine kord uuesti selga panna ja nädala lõpus viiakse koju, nii lihtsalt on, see ei ole keerulist. Ja see on see praegu vaibakroppimis-puu, et sellega puhastab riideid. Ja, aitäh. Aitäh. Lähme edasi, viimaseks ettekandjaks on Pühajärve kool, kus siis ettekandjaks on klassiõpetaja ja huvijuht Tiina Kukk ja teda toetavad koolijuht Miia Pallase ja kehalise kasvatuse õpetaja Jaanika Kilk ja neil on samamoodi aastaringsed õuevahetunnid ja neil on sellised palju vahendeid saadud erinevatest projektidest ja sellistest ettevõtmistest. Et palun, annan sõna teile. Need tervitused siis Valga maakonnast, Otepää vallast, Pühajärvelt. Et meie oleme selline maakool, et meie siis võtsime sellisest vaatenurgast, et kui meil sügisel käidi siin kooli seda õue vaatlemas, siis oldi väga imestunud, et kuidas teil nii palju vahendeid on ja kust te need saite. Et me püüame siis natukene sellel teemal rääkida, et kus me need saanud oleme. Et kuna Otepää vallas on 4 kooli, siis ega keegi meid siin üle ei kulda, et tuleb ikka ise päris usin olla. No nii, tuleb. Et sellel suvel me siis tähistame oma kooli 165. sünnipäeva ja kui nüüd täpsem olla, siis tegelikult me ei ole lihtsalt põhikool, vaid me oleme Pühajärve põhikool lasteaed. Ja meil on ka siis 3 lasteaiarühma, kus kokku on 48 last ja koolis õpib meid 116 last, mis teie arvude juures ei ole muidugi mingi näitaja, aga meie oleme Valgamaal suurim maapõhikool. Et meil on kõige rohkem lapsi, rahvusvaheline kool pealekauba. Ja me oleme siis nii siis tervist edendav kool kui ka tervist edendav lasteaed ja liikuma kutsuva kooliga liitusime alles 2021. aastal. Me lihtsalt ei mahtunud sinna varem, jäime hiljaks ja oleme siis toimetanud sellest ajast teiega koos. Ja sellel õppeaastal on meil siis suurem eesmärk, et me oleme küll roheline kool, aga me taotleme ka rohelise kooli seda lippu ja püüame seda siis kõrgel hoida. Et tõesti, nagu mainitud sai, et meil toimuvad igapäevaselt õuevahetunnid ja sellise süsteemiga, et kui väiksed söövad on suured õues 20 minutit ja kui suured söövad on väiksed õues 25 minutit. Aga meil on siis ka igapäevased algklassidel õuetund, et iga päev 6 tund on algklasside õues. Ja siis nendega on koos pikapäevarühma õpetaja, kes siis sellel päeval parasjagu pikapäevarühmas on. Ja õuevahetundide ajal ka, et meie algklassidel püüame rohkem silma peal hoida, et siis iga päev on vähemalt 1 algklassi õpetaja õues. Et kes siis eesmärk on hoida silma peal, et midagi tõsist ei juhtuks ja teine asi on see, et keegi peab selle karja koju ka hõikama, kui tund jälle algab. Et suured õpilased nagu reguleerivad ennast rohkem ise, et jälgivad kella ja tulevad tagasi. No vastavalt sellel, mis tund on, kas õigeks ajaks või natukene hiljem. Ja siis meil toimuvad mängu- ja tantsuvahetunnid, et mängujuhid on meil niimoodi, et meil on mängujuhtide ring ja siis kord nädalas saame kokku, peame plaani ja üle 1 nädala on meil siis neljapäeviti suure vahetunni ajal kas mänguvahetund või on tantsuvahetund. Seda viisi. Nii nüüd edasi, et kus me siis selle kraami nagu saanud oleme? Et tuleb osaleda erinevates projektides ja ega keegi väga pakkuma ei tule, tuleb endal väga silmad lahti hoida, olla tähelepanelik, otsida infot siit-sealt.
ja kui veab, siis on hästi, et tuleb ise hästi aktiivne olla. Et üks tore asi on see Eesti Korvpalliliidu projekt Korvpall kooli. Esiteks on see muidu lastele täiesti vapustav kogemus, et need inimesed, kes on meie majja jõudnud, on tõesti sellised fantastilised ja nad oskavad nii hästi lapsi kaasata, et see on ääretult tore. Ja loomulikult mitte vähetähtis ei ole see, et nendega on kaasas need sellised väga kvaliteetsed pallid, mis siis koolile kingitakse ja ka näiteks need tähised, et ükski kool kindlasti nendest ära ei ütle. Nüüd siis Eesti Jalgpalliliidul on samuti kooliprojekt, et jalgpall kooli ja siin on siis ka väike näide sellest, et kuidas üks grupp, kes on parasjagu siis oma selle mängupäeva lõpetanud, et on saadud särgid, siin on kohe kenasti hunnikusse pandud, et särgid ja pallid ja jällegi väga kvaliteetsed ja väga vajalikud. Et oleme väga tänulikud. Siis üks väga vahva oli siis, kui käis meil külas, see oli vist discgolfi liit. Me peame väga vabandama, et me väga täpselt ei mäleta, et kuidas nemad meile said, aga igal juhul nemad tulid. Et selles oli vist ilmselt direktori käsimängus, et meie juurde tuldi, et toimus jälle koolituspäev kogu koolile, oli väga tore. Ja kui nemad lahkusid, siis neist jäi maha meie kooli jaoks 3 korvi ja 20 siis sellist erineva raskusega ketast. Ja muidugi oli väga hea koolitus ja panime kohe, kui meil olid siin kooli olümpiamängud, siis said kohe lapsed ka ennast proovile panna. Ja talveks me need korjame küll ära, aga kevadel ja sügisel on siis võimalus neid kasutada. Ja nagu te ka näete, siis meil on seda maad ümberringi ohtralt. Nüüd järgmine asi, et oli siis üks suurem projekt, ma ei tea, üle mitme aasta see käib, kas on päris igal aastal, aga jäi silma, et on Eesti Võrkpalliliidu ja oma ehitaja koostöös üks selline üle-eestiline projekt Võrguplatsid korda, mis ei ole siis mõeldud ainult koolidele, lasteasutustele, vaid sinna saavad kandideerida kõik omavalitsused, külad, kogukonnad, kes iganes. Ja meie siis muidugi kirjutasime sinna motivatsioonikirja, et meil on hirmsasti seda platsi vaja. Et meil ei ole võimalust väljas mängida seda enam, et tegelikult Pühajärve kool asub Sihva külas, et siin Sihva külas ka ei ole laste jaoks ega ka täiskasvanutele ei mingisuguseid mänguväljakuid ega jõusaale ega muid selliseid asju, välijõusaale. Ja siis me selle väljakuga saime, aga paraku siis teadagi, miks sellel või ütleme nüüd möödunud aastal need asjad väga ei liikunud, ei edenenud, et see kraam jõudis meieni hilissuvel ja kahjuks me ei jõudnudki seda platsi üles panna, et siin on nüüd see koht, kus see plats peaks kunagi tulema. See on meie kooli võimla tagune, aga meil on selline plaan, et kui nüüd tuleb kevadel jälle see teeme ära, muu hulgas muu koristustööd ja muu hulgas siis palume lastevanematel tulla meile appi ja paneme selle platsi paika. Et loodetavasti siis juba sellisel kenal kevadel ja suvel saavad mängida nii meie kooli õpilased õues kui ka siis kogukonna rahvas. Et tegelikult see küla on meil siit, mis ta võib olla, et suured majad on meist vast mõni 400 meetrit mäest alla minna. Nii et ideaalne võimalus ka kohalikel tulla siia. Nüüd oli üks selline projekt, see oli vist ülemöödunud aastal, Tallinn Moon Rotary klubi kuulutas välja sellise võimaluse, et kui kool kandideerib ja ütleme lasteasutus kandideerib ja koguneb kokku siis 100 euro eest annetusi, siis tulevad kooli keksukummid koos juhistega, kuidas keksu hüpata, footbagid olid. Ja meie muidugi saime jälle selle raha kiiresti kokku korjatud, see vist kogunes paari päevaga. Aga mõnikord on sellistel projektidel ka natukene kehv maik juures, et ega see väga kvaliteetne kraam nagu ei olnud, et need footbagid, et üks oli juba enne ära lagunenud, enne kui ta meieni nagu jõudis. Aga me olime muidugi ikkagi jälle tänulikud, kui midagi tuli. Nii, lähme siis edasi. Järgmiseks nüüd oli siis, see oli sisetervise rajad.
koos vist Eesti Energiaga, kui ma nüüd ei eksi, kuulutasid välja sellise konkursi lasteasutustele, et siseterviseraja loomiseks või et kes tahtsid osaleda, pidid tegema sellised toredad lühivideod sellest, kuidas lapsed aktiivselt liiguvad, need siis ära saatma õigeks ajaks ja sealt valiti välja vist 10 asutust üle Eesti. Ja meie koolis siis üks klass ja tubli lasteaed meie usina kehalise kasvatuse õpetaja mahitusel need videod saatsid ja lasteaed selle raja võitis, aga paraku see lasteaiarühm asub eraldi majas, kus on küllaltki kitsad tingimused ja siis saavutati väga kergesti kokkulepe, et see rada pannakse püsti koolimajja. Seda enam, et ega need jõnglased ju tulevad nagunii meile kooli. Ja siin näiteks on siis hetk sellest pidulikust avamisest, et direktor lõikab lindi läbi, tuli kenasti keksides, nii nagu kord ja kohus ette nägi, kuidas need jalajäljed olid ja sai siis see rada avatud. Et see on nüüd vahelduva eduga, et on näha, et kasutatakse mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga vähemalt kasutatakse ja see on nagu olemas. Ja kuna meie lasteaed on Pipi lasteaed, siis loomulikult meie terviserada kannab nime Pipi Spungirada. Nii. Nüüd edasi siis, kui me nüüd lähme õue tagasi, siis meil on vedanud, meie kooli lähedal on metsatukk. Kutsumegi seda koolimetsaks ja selle koolimetsa alla on rajatud tegelikult 2 seiklusrada. Et esimene suurem rada ja kõrgem rada ja keerulisem rada, mis on siis mõeldud kooliõpilastele, sai tehtud liiderprogrammi toel ja abil. Aga teine, kuna lasteaed ka siiski lasteaiarühmad tahavad ka metsa all seigelda, siis see sai küll kooli enda eelarve abil tehtud ja paigaldatud ja tõesti need rajad ei rohtu, et olgu mis päev tahes, olgu mis ilm või aastaaeg tahes, alati on nendel seiklusradadel seiklejaid, et see on tegelikult meil ääretult suur pluss. Muidugi neid käiaks aeg-ajalt ka hooldamas ja üle vaatamas, et nad püsiksid terved ja laste jaoks turvalised. Nüüd liikuma kutsuva kooliga, nagu enne juba mainiti, et väga populaarsed on koolide juures need tasakaaluliinid ja tegelikult meil oli üks tasakaaluliin juba olemas, kuid sellel ei olnud seda turvanööri. Ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse, mina ei ole kehalise kasvatuse õpetaja, aga igal juhul see, et kui meil lapsed, näiteks väiksemad lapsed õuevahetundide ajal siin selle turvaliini peal käisid, siis õpetajad kõndisid nendega kaasa ja aitasid neil kenasti seda ületada, et kes olid sellised õrnemad ja ei julgenud päris omapäi minna. Et nüüd on väga hea, et on olemas see turvanöör ka ja meil väga vedas, et kohe märkasime, et selline üleskutse oli, kohe kirjutasime, vist järgmine päev oli poiss kohal ja oli meil see Slackline üles paigaldatud ja muidugi see on ka samamoodi ääretult populaarne, seda näitab see must rada siin all. See on muidugi nüüd sügisel tehtud pilt. Aga talvel muidugi meil oli nii palju lund, et see Slackline oli maapinnaga sisuliselt tasa, et siis keegi väga seda turvanööri ei vajanudki, et nad said tähtsa näoga seal kõndida, et kui astuski 10 senti allapoole, polnud ka hullu. Nüüd on siis kindlasti kõikidele koolide tuttav see rahvusvaheline spordinädal ja selle spordinädalaga meie oleme siis teinud nii, et meie tähtsündmuseks teiste tegevuste juures on siis kooli sügisene spordipäev ja selle spordinädalal osalemisega kaasneb ju nänni, ütleme niimoodi maakeeli välja, et on toredad tervislikud müslipatoonid, on olnud puhve ja siis sellised vahvad dressikotid, riidest dressikotid selle logodega, see on vist spordiliidu logod või mis siin peal on, või spordinädala logodega. Ja kuna neid tuleb selline määratlemata kogus, et ei ole niimoodi mingi laste arvu järgi või neid nii palju või neid naa palju, siis meil on leitud siin hea lahendus, et need asjad loositakse laste vahel välja, et see toob sellist elevust ka kõigele lisaks. Ja kui ikkagi see
asi nagu endale väga ei sobi, siis vahetatakse kellegiga ära, et keegi ei jää ilma ja kõik on rahul ja kõik on nagu alati hästi. Nii, nüüd selline koostöö, et meil on küll Pühajärv väga lähedal, aga tekkis selline mõte, et saaks nagu kiiremini õue ja kiiremini ka õue vahetundide all uisutama, et rajame oma kooli juurde liuvälja ja palusime appi Otepää Päästeameti, tulid lahkelt appi ja siis selgus, et neil on tegelikult isegi riigi poolt toetus olemas selleks, et lastel oleks väga turvaline. No läksime natukene alt, me hakkasime oma liuvälja rajama sellise muruplatsi peale, kus vähemalt nad käisid meil vist 8 korda, aga nad väga rõõmsasti käisid ja see liuvälja tegemine tekitas siin koolilastes ja lasteaialastes väga suurt elevust. Ja siis, kui ta lõpuks ükskord valmis sai, siis seda aktiivselt ka kasutati. Siis tuli muidugi kevadine koolivaheaeg ja siis läks asi nagu käest ära. Et sellel aastal meil kahjuks seda liuvälja ei olnud, sellepärast et siin on lasteaia aknad ja lasteaia pere ei olnud sugugi vaimustatud, et meie oma õuetundide ajal, kui nemad magavad siin akna all, kisame ja kilkame, et selle me peame kuidagi teise kohta tekitama. Seni kasutame Pühajärve. Nüüd siis järgmine asi, kust saada vahendeid, on osaleda võistlustel. Ja üks selline tore võistlus on pallilahing 1. kuni 3. klassi õpilastele. Ma usun, et see on üle vabariigiline, eks ole. Ja siis ja tore oli selle juures, et kõik osalejad, eks ole, mitte ainult võitjad. Ma küsin nüüd kehalise õpetaja käest, tema noogutab. Kõikidele osalejatele, kõikidele osalevatele võistkondadele kingiti jällegi väga kvaliteetsed pallid. Väga kvaliteetsed pallid, no mis sa paremat oskad tahta. Ja tore oli ka muidugi see, et meil on koolil selline traditsioon, mis kehalise kasvatuse õpetaja on sisse viinud, et need, kes siis sellel aastal võistkonnas mängisid ja võistlustel osalesid, kirjutavad oma autogrammid pallidele peale ja need on sellised pühad pallid, neid jalaga ei taota, muidu läheb halvasti. Nüüd natukene kurb oli see, et sellel aastal, kui meie koolist oli väljas koguni 2 võistkonda, et oleks 4 võistkonda ja vabandust, siis kahjuks selgus, et see sponsor, kes neid võistkondi siis pallidega tunnustas ja premeeris, otsustas, et enam ei toeta. Et hoolimata sellest, et meil läks väga hästi, jäi natukene mõru maik, et palle ei saanud. Nüüd tuleb ise osta, aga õnneks meil on neid palle ikkagi praegu täitsa piisavalt, et ükski mäng mängimata ei jää. Nüüd edasi järgmine väga tore võistlus, kust saab ka väikevahendeid kaasa, on siis see Rimi jalgpalli osavusfestival ja sealt tulevad siis sellised toredad kvaliteetsed jalgpallid kaasa. Lisaks kõigele muule, et lapsed saavad ennast proovile panna ja käia koolist väljas võistlemas ja võrdlemas ennast eakaaslastega. Tahab lisada midagi, ei taha. Aga ka koolitused, erinevad koolitused, näiteks, et kui tuli teatis, et on sulgpallikoolitus, oli vist juba juures märge, et saab kaasa ka vahendeid, et igal juhul tasus minna ja kehalise kasvatuse õpetaja tuli sellelt koolituselt tagasi väsinud, aga õnnelik ja kastitäie reketite, võrgu ja siis pallidega, et tasus igal juhul minna ja sulgpalli meil mängitakse ka. Ja õhtuti käivad siis õpetajad sulgpallitrennis näiteks, et täitsa asja ette läksid, ei seisa jõuda. Nüüd edasi meil on väga tore, kogukonnas on üks selline, kuidas seda nimetatakse, see on siis nagu MTÜ Pühajärve haridusselts ja nemad taotlesid jälle selles samas liideri projektist raha ja metsa alla lisaks siis seiklusrajale on meil paigaldatud need sellised erineva kõrguse ja kujuga turnimisredelid, mis on ka ääretult populaarsed, ka tõesti iga ilmaga, igas vanuses igasuguseid asju tehakse ja mingit väga suurt õnnetust pole veel juhtunudki, aga kuidas see nagu turvatud on, sellest ma räägin mõni slaid hiljem. Nüüd meil on tehtud ka annetusi, et näiteks, et meie lapsed saavad minna uisuväljakule või siis Pühajärvel uisutama uiskudega, et see
Otepää kinnaspunkt, see on vist koostöös Soomega, tõi kooli mitu kastitäit, küll mitte nüüd viimase moe järgi või neid uisusaapaid, aga täiesti kvaliteetseid uiske, siis lapsevanemad on toonud enda lastest väikseks jäänud suusasaapaid näiteks, siis see oli Valgamaa spordiliit, kinkis koolile ikka sellised üüberägedad uisud, 5 paari, et need on vist need tellitavad ja sellised peaaegu, et sõidavad ise. Et ole mees ja pane jalga ja mine jää peale. Siis ka üks perekond, kellele oli see, siit ei ole pildi pealt väga hästi näha, aga kuidas seda kutsutakse, see on tasakaalurada, et jäi oma pere lastele see tasakaalurada nagu juba selliseks igavaks, et tõid ära kooli ja nagu te näete siin mingit igavust, et väga populaarne, käiakse siit üle. Ja nüüd ühe vana, kuna me oleme roheline kool ja taaskasutus on meil selline hästi populaarne, siis kui Matsa spordibaas hakkas enda varustust välja vahetama, siis nii muuseas pakuti, et äkki te tahate neid kummimatte endale saada. Otse loomulikult tahtis Pühajärve kool neid kummimatte endale saada ja siin on siis nendest mattidest moodustatud kaugushüppe hoovõturada, et enne seda vist oli hästi õhuke selline natukene lirakam kummimatt, et ühe vana on teise uus ja me oleme ääretult õnnelikud ja rahul, et meil see olemas on. Nüüd meil on väga tihe koostöö Kääriku spordibaasiga. Käärik on teatavasti meil ju mäest alla, mäest üles ja ongi kohal. Ja kõik te ju teate, et see on üks selline väga kuum koht, tõeline spordimekka. Ja meil on siis võimalus korraldada oma spordipäevi sellel väga hästi varustatud ja staadionil. Et samuti on siis meil suusarajad, et Kääriku spordibaas hoolitseb selle eest, et suusarajad oleksid nendel kergliiklusteedel ja koolistaadionile ajavad meil rajad sisse ja kui on vaja meil vastlapäeva tähistada kusagil mäe peal, siis ja kui neil on vähegi võimalus, siis nad teevad selle mäe ka nii korda, et me saame teha seal absoluutselt igasuguseid põnevaid võistlusi. Ja sealt käivad klassid siis ka laenutamas tõukerattaid ja vajadusel uiske, et viia siis läbi selliseid vahvaid klassiüritusi. Nüüd edasi, et ega siis ainult teiste peale ka loota ei saa, et loomulikult on koolil ka oma eelarve, kus saada neid spordivahendeid ja meil on selles suhtes vedanud, et meil on kehakultuuri lõpetanud ja sportimist igati toetav direktor Miia, kes kui kehalise kasvatuse õpetaja läheb küsima, et meil oleks seda, teist või kolmandat vaja, siis tema ütleb, et vali välja ja ostame. Ja et kus siis vahenditeks raha saada, et me rendime välja võimlad ja muid teisi kooliruume, millega 2 viimast aastat on nüüd natukene kasinam olnud, teada miks, aga siiski on võimalus siis neid vahendeid soetada ja siin on näha siis näiteks, et on päris mitmes ruumis päris korrektselt ja igas suuruses suusasaapaid, päris mitmes ruumis on seina ääres suuski suusakeppe, nii et pole muret, et klassid nagu suusatada ei saaks, aga tegelikult meil on ka lapsevanemad väga tublid ja väga paljudel lastel on endal täiesti korralik varustus olemas, et aga suusatamata ei jää kellelgi. Nüüd kogukond, talgud, et üks suurem projekt oli uues õppeklassi rajamine, rahaliselt toetas Kalevi kommivabrik, ma ei hakka seda rääkima, miks see nii oli, et miks see raha just meile jõudis. Ja õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate toel ja abil siis sai see uues õppeklass rajatud, mis on muidugi populaarsem rohkem sellisel soojemal ajal, kevadel ja sügisel, aga on kasutusel. Siis lapsevanemad aitavad seda samast kiidetud metsaalust korras hoida, et võsa ei kasvaks ja aeg-ajalt siis talgute korras saab neid ohtlikke puid või võsa maha võetud, kokku veetud ja siis likvideeritud, seal hoitakse korras ja kui on vaja neid atraktsioone värvida või õlitada, siis tulevad vanemad appi ja selleks, et meil siis sealt turnimisradadelt ennast katki ei kukutaks, siis üks koolis lähedal asuv asutus toob oma transpordiga veel lausa kohale meile multsi, mis me saame siis nende atraktsioonide alla panna, et kui kukub, siis kukub pehmelt.
ja muidugi oma algatus ja leidlikkus ka, et kuna meie koolil ei ole staadioni, see on selline helesinine unistus, ma ei tea, mis aastast. 2011 kogu aeg lubatakse, aga ega siis sellepärast ükski ala tegemata ei jää, et kergliiklusteele tuleb siis kuulitõukering maha ja põllu peale muudkui aga kuul läheb. Ja meil ei ole ka sellist jooksurada, aga selle asendab ümbermaja jooksmine, on välja mõõdetud mitu ringi, kui palju on ja muudkui aga silkavad, et miski asi nagu selle taha ja pidama ei jää. Ja siis lisaks sellele, et meil on selline ametlik seiklus, mitte seiklus, vaid see sisetervise rada maha märgitud, meie tubli kehalise kasvatuse õpetaja tekitas ise nendesse koridoridesse hüppemängud, et vaja läks siis mõned rullid värvilist teipi, tohutult aega ja meeletult kannatust, aga nad valmis said ja need on samamoodi siis laste poolt kasutuses. Hakkame lõpetama. Nii. Ja muidugi need samad matid, et on korvpalliväljakule alla pandud, on hüppemängude ala õues, et läheb käiku kõik, mis vähegi on. No näete, siin on need rõngad, mida enam väga ei hulata, aga kivipaberkäärid mänguks ideaalne, kasutatakse kõvasti ja loomulikult rehvid, kus sa nad mujale paned. Kui ei ole siloauku, siis paneme kooli lähedale, saab teha erinevaid mänge, võistlusi, atraktsioone. Ja loomulikult meil on ju suurepärane ümbruskond, et ruumipuudust meil ei ole. Meil on lähedal Pühajärv, mida me siis talvel kasutame uisutamiseks, kelgutamiseks, muidu matkamiseks. Meil on isegi oma rand, Pühajärve ääres on koolirand ja seal siis see on tegelikult RMK puhkeala, et klassid kasutavad seda hästi aktiivselt oma klassiürituste korraldamiseks. Et vahepeal kevadel, kui on soojem aeg, me peame isegi järjekorra panema, et seal 3 klassi kokku ei satuks. Et väga selline tore, et aga meie panustame siis jälle sellega, et kui meil on nüüd maailmakoristusnädal või on teeme ära talgud, et siis meie ikkagi käime ja hoiame silma peale, et see oleks korras. Mitte, et meist ta korratuks nagu jääks, aga seal käib tegelikult palju rahvast mujalt ka. Et sellega me anname tagasi. Kusjuures ega meil koolil endal väga maad ei ole, aga mitte keegi pole oma maa pealt meie suusatajaid ära ajanud, et me võime rõõmsasti seal edasi suusatada, aga selle eest on meil metsatukk ja seal džunglis ollakse küll ka rõõmsasti ja toimuvad siis need pikapäevarühma tunnid. Et see on meil selline suurepärane võimalus. Ja muidugi lumest ei ole meil üldiselt puudus, sellel aastal eriti selline hang oli, et vaata, et teise korruse aknas sai alla hüpata sisse. Et nii nagu siin teised lapsed teistes koolides, siis meil ka vahet pole, kas oled suur või väike, aga kui ikka lumi tuleb, siis see on midagi väga toredat. Ja lähedalt siis ongi meil see Otepää Kääriku spordirada. Ennast saab proovile panna siin Seinamäel. Käime spordipäevadel Käärikul. Nii ta on ja lausa nurga taga on meil Kuutsemägi ja Munamägi ja nende peremees on hästi vastutulelik ja siis soodustingimustel saavad lapsed nii mäepileti kui ka siis varustust laenutada, et kui ikka klassijuhataja eest võtab või kehalise kasvatuse õpetaja eest võtab, siis käiakse ja lauatatakse ja suusatatakse ka. Ja hästi populaarsed on meil maastikumängud, mis meil koolis igal kevadel korraldatakse, et lööme kõik klassid sassi, õpetajad panevad kokku, aineõpetajad panevad kokku ülesanded ja siis lapsed lähevad siis orienteeruma ja neid ülesandeid lahendama ja lõpeb siis selline tore päev alati sellise ühise söömise ja piknikuga, et need on alati väga oodatud maastikumängud meil siin kevadel ja kuidagi on meil vanajumal on meie väliüritusi toetanud, iga issanda kord on olnud ilus ilm, millal iganes me seda ka ei planeeriks. Ja me oleme ka tänulikud selle eest, et meil on näiteks 4 pingsilauda, mida aktiivselt kasutatakse. Igal talvel toimuvad siis pingsiturniirid, mis on õpilaste endi korraldatud. See oli Matsalt on samamoodi pärit, nende jaoks olid vanad ja sellised aegunud, sellised, kuidas need öeldakse, trenažöörid või, aga meile sobib küll ja samuti on meil siis lauajalgpallilaud, ka olid alles hiljuti võistlused, toimus turniir ja see on kogu aeg nii kasutuses, et kohe kohutab, neid võiks olla kohe kõvasti rohkem. Vot selline lugu. Ja koolis on 2 rahvatantsurühma, no tantsimine on alati väga tore liikumine, tantsime igal ajal, iga ilmaga ja siin on nüüd siis näidatud, et sellel aastal meil oli Otepääl siis Valga maakonna talvine tantsupidu, et meie rühmad on kenasti siin kepslemas.
ja muidugi nagu öeldud, et kui silmad lahti hoida, et kui kusagil midagi ägedat märkame, siis püüame kohe ise rakendada, et liikuma kutsuvatel koolidel keegi jagas, et saab toolidele suusad alla panna, saab sellise ägeda sõiduki. Tegime järgi suurematele siis selliste suuremate suuskade ja toolide ja pisemad siis lasteaialastel on omad sellised, ma ei teagi, kuidas need kutsutakse, toolkelgud või kelktoolid või kuidas iganes või toolist tõukekelgud, et igal juhul kõik ideed on teretulnud. Ja millest me unistame? Staadionist sai juba räägitud, võrguplatsi ehk saame üles, ehk saame kunagi korvpalliplatsi ka, kui meie kooli ümbrus korralikult ära asfalteeritakse. Aga muidugi võiks olla välijõusaal mitte ainult meie koolilaste jaoks, vaid ka siis kogukonna inimeste jaoks, kohalike jaoks. Ja kuna meil on ikkagi lasteaed, siis võiks olla igasuguseid selliseid vahvaid tasakaalu harjutavaid ja muid selliseid vidinaid igal pool lõua tõmbamiseks ja muid selliseid vahvaid asju. Aga küllap me saame, aega läheb, aga saame. Nii, ja me oleme väga tänulikud, et meid siia liikuma kutsuvate kooli võrgustikku kaasati. Jääb küll selline mulje, et me ainult teeme seda sellepärast, et midagi saada, aga me olemegi saanud teilt väga palju häid ideid, toimuvad väga toredad ja sisutihedad koolitused ja et kui olid need õpetajate ainetundide need koolitused, et saime kaasa väga asjalikke ja praktilisi õppevahendeid. Ja noh, nagu mainitud sai, siis saime ka selle tasakaalu raja täitsa tutika. Nii et täname kuulamast. Aitäh. Rääkisin surnuks, jah? Kui ainult tahtmist on, siis tundub, et igalt poolt on võimalik midagi saada, et kõik alaliidud midagi pakuvad, erinevad spordialad, et ilmselt on vaja ainult sellist entusiasmi, et leida ja otsida neid kohti ja osaleda loomulikult ja kirjutada mingeid projekte, et aga raha ei ole maailmast kadunud, öeldakse. Tuleb üles leida. Mul on küsimus kõigile koolidele selle sama õue vahetunni kohta, et me oleme näinud väga erinevalt sellist õue vahetunni mõtestamist, et mõnes kohas on niimoodi, et meil on õue vahetund, mis tähendab seda, et õue minek ei ole keelatud. Noh, et meil on nagu võimalik õue minna, aga osad õpilased ei lähe õue. Noh, nad valivad, kui on ilus ilm, siis nad üldjuhul lähevad õue ja kui on teistmoodi ilm, siis nad võib-olla ei lähe õue. Kas teie koolis on õue vahetund on ikka nagu õue vahetund või on õue vahetund lihtsalt õue vahetund? Kui see nüüd oli Pühajärve koolile suunatud. Kõigile, ma küsiks kõigi koolide. Meil on küll niimoodi, et ütleme nii, et ega see algus ka võib-olla, et kõik see, mis on tehtud ju kohustuslikuks, siis automaatselt on ikkagi mingisugune osa sellest koolirahvast, olgu ta siis õpilased või õpetajad, kellel on selline kerge nagu vastuseis. Et aga ka tilkuv vesi teeb vee sisse augu, et kui järjepidevalt lastele seletada, et neil on seda endale tarvis, siis võetakse seda asja nagu loomulikult. Et meil ikkagi lähevad ja kui keegi otsustab, et ta tahab see 20 minutit minna vetsu peitu, no las ta siis olla. Küllap tal on endal igav, teinekord tuleb teistega kaasa ja kui ikkagi õpilane tunneb ennast halvasti või tahab mõne õpetajaga mingit koostööd teha, midagi küsida, siis ega keegi neid käed raudus välja ei vii. Väikestega ei ole mingit probleemi, aga on ka see sama, et kuna meil on garderoob küllaltki kitsuke ja kui kõik hakkavad korraga välja minema, siis need aeglasemad ja tagasihoidlikumad jõuavad ka enam-vähem ennast riidesse toppida selleks ajaks, kui see esimene ots nagu tagasi tuleb. Mina alustan sellest, et kooliharidus on kohustuslik. Jah, see ütleb kõik ära. Ja õue vahetund on nagu iga teine tund. Ja ei saa mitte sellest kuidagi kõrvale hiilida. Tuleb minna. Kui on tunniplaanis õue vahetund, siis on õue vahetund. Selge, aitäh ja Gustav Adolfis, kuidas on? Mina vist olen jäänud, et täpselt sama, et ikkagi me soosime, mitte ainult, et me soosime, vaid see on kohustuslik asi ja tegelikult see algus oli raske, nagu Maria rääkis, aga praeguseks ükski laps, kui sinna Kotsepuu majja minna, siis mitte keegi ei kahtle selles. Seal on tõesti selle 700-pealise kamba peale võib-olla üksikud ja mõnel on ka võib-olla mingi põhjus, eks ole, et miks ta täna ei saa minna. Aga see on ikkagi see, et liikumine on meie hariduse osa ja liikumine on elustiili üks väga tähtis komponent ja nad tegelikult ju naudivad seda. Et pubekaid on raskem võib-olla välja saada sealt peamajast, aga väikestel ei ole see absoluutselt mitte mingi probleem.
et 1.–4. klass, et nendele tuleb pigem uks lahti hoida ja see tagasikutse kell panna käima on niimoodi ja siis natukene läheb. No selge, teil on siis asi niimoodi paika pandud, et see on ka alati küsimus, et mille pärast me seda küsime, et kui me vaatame uuringuid, siis on väga erinevad vastused tulevad selle osas, kas teie koolis on õuevahetund ja kas sa käid õues. Ja selline küsimus ka, et mis te arvate, mis võiks olla nagu selline hea pikkus õuevahetunnile, et teie praegune kogemus nagu ütleb, et mis võiks olla see selline kõige parem pikkus, optimaalne pikkus õuevahetunnile. Rein ütles, et teil on 40-50 minutit kuskil praegu, jah? Ta on jah erinev, aga ma arvan, et see ongi võib-olla aasta-ajati erinev. Ta võibki olla näiteks kevadel või ütleme sellise suve poole natuke pikem ja talvel jällegi, ütleme, võib-olla talvel ei ole ka hea, talvel on ka hästi mõnusad ilmad, aga võib-olla siis lihtsalt saab seda liigutada, aga paraku koolipäeva niimoodi jooksvalt muuta on suhteliselt keeruline. Aga ma ei tea, me oleme praegu 35-40 minutiga, kuni 50 minutiga toime tulnud, aga vähem küll ei tahaks, pigem see miinimum. 10-15 minutit, kui on eks õuevahetund, siis ta ei toimi enam õuevahetunnina. Vähe. No mina arvan isiklikult, et 45 on üldse miinimum, hakkame sealt pihta või 40. Et mingit korralikku mängu ette võtta, eks ju. See võib õigus olla küll. Te kõik ettekanded, aitäh igal juhul kõikidele ettekannetele, et te tõite välja see väga palju ka loomulikku mängu, et nagu ise midagi teha ja toimetada, eks ju, et selleks ilmselt, et hakkaks sellist loovmäng tekkima, selleks ongi vaja natuke õues olla. Ma korra küsiks Pühajärve koolist, te 2 kohas tõite välja, et need on hästi kasutusele, et ikkagi, et kui midagi teha, et üks koht oli teil, see madalseiklusrada oli nii? No mõlemad seiklusrajad, aga võib-olla te mõtlete tasakaaluliini või? Tasakaaluliin oli ka kulunud, see oli ka. Seiklusrada. Kas on veel mingi koht, mis te näete, mis on nagu ülihästi toimib, et kui mõelda, et tehagi mingi investeering, et siis et üks soovitus oleks teie poolt selline seiklusrada, kui vähegi annab tekitada ja tasakaaluliin, kui ei anna tekitada, jah? Tegelikult ikka kõik need palliplatsid ja asjad ja mida me nagu ei rääkinud, millest me ei rääkinud tegelikult kevadel ja sügisel, et kui on kenamad ilmad, siis meil on seal samas mänguväljaku lähedal üks ruumikene eraldi ehitatud, kus on need väikevahendid ja seal on uks lahti ja siis nad saavad ise võtta neid vahendeid ja tegeleda sellega, mis parasjagu meeldib. Et meie ei ole ka nagu asju üle organiseerinud, et nad ise mängivad ja teevad ja lepivad oma mänge, et tegelikult eriti väga vahva on neid algklassi lapsi vaadata selle õues, et need asjad toimivad nagu ise, et me väga ei organiseeri üle, me anname võimaluse. Ja kui nemad tahavad seal kõik 45 minutit ukerdada näiteks seal lumehunniku otsas, lasku käia. Ma tänan veel kord ettekandjad, ma loodan, et kõik, kes kuulasid, said siit ideid ja ikkagi mõtteid, et kuidas minna edasi õuevahetunniga, kuidas minna edasi koolihooviga, et on näha, et kui ikka tahta, siis saab ja märksõnad oleksid selline ikkagi järjepidevus, et kui esimene kord ei õnnestu, siis proovida teist korda ja kui vaja, siis ka 3. korda. Kaasamine, koolipere kaasamine ja koostöö erinevate osapooltega on väga oluline. Aga meie poolt aitäh ja kohtumisteni järgmistel veebipunkidel.